Tere peale minu poolt ka. Üle pika pean ütlema, et tõesti suurkogune seltskond näha on, et vähemalt nii palju kui mina siin paarikümne aasta jooksul tundnud, et soojuse ja energeetika ja majandustegijad siin saalis nii palju olnud. Ma ei ole kõikidel muidugi osanud, aga väga meeldiv näha. Mina olen muideks ka EPA-ga seost, siis mina õppisin ka paarkond, siis võeti sõjaväkke. Ma olin 84. ja selle sama maja keldris ehitasin samale tuntud professoril just asjade panemise koht. See mu praktikana meeldib. Ja kuna Aarel on vaikne hääl, siis ta peaks pingutama. Püüan. Aga tänaseks päevaks olen siis jõudnud soojusenergeetika insenerina Tehnikaülikooli lõpetada 91. aastal ja energiaaudiitorina ennast täiendanud, nii et detsembris sain 6. kategooria kutsetasel. Hetkel töötan Eesti Maavalitsuste Liidus. Aga mis mind Rakverega sööb, on see, et kuna ma olen tegelenud 15-20 aastat energiamajanduse ja erinevate arengute analüüsidega, siis ei jäänud vahele ka Rakvere linna sellised soovid ja siin on väike kokkuvõte tagasi vaadatuna, et kui see Euroopa Liidu poolne initsiatiiv tuli, et linnapead või siis ütleme kohalikud omavalitsused võiksid võtta ka osa Euroopa Liidu eesmärkideks aastaks 2020 ja toodi välja selline initsiatiiv, et linnapeade paktimeheline asi, siis Rakvere linn oli üks esimesi, kes Eestist oligi ainuke ja esimene, kes alla kirjutas, hiljem järgmistele Tallinn, Kuressaare proovis ka, ei tulnud välja ja nüüd ma sain teada, et Rõuge vald on siis kolmas. Ma ei tea, kas on veel andmed, on keegi veel suhted, aga need 3 on praegu linnapeade paktil alla kirjutatud, Rakvere on siis kõige pikaajalisem. Ja siin on jällegi andlasi käsi ka mängus, et 10. veebruar 2009 kirjutas tema siis Brüsselis Rakvere linna poolt selle pakti lepingule alla. Sealt hakkas nüüd asi arema, kuigi tegelikult oli juba eeltöö varem tehtud, sest ega see pakt tähendab ka teatud konkreetseid tegevusi. Andres tõi hetk tagasi välja, kui palju selle arengu ja igasuguste kavade ja analüüside alusel on saadud reaalseid investeeringuid Rakveresse, aga need on kõik selle eeltöö tulemused. Tühjalt kohalt ei annab keegi midagi, sul on midagi on läbi arvutatud, mõeldud ja siis saad minna väga lauale, et näete, meil see on huvitav. Ehk minu jaoks hakkas siis asi sellega, et me koostasime Rakvere linna hoonetele kõikidele energiakavad. Nii-öelda tegime auditit. Siis raamatukogu, koolid, lasteaiad, linnaorganisatsioone. Ehk siis tekkis täpselt pilt, mis igas hoones toimub ja selle kava koostamise käigus sai kõigile ka teha andmekavas. Ja on võimalik siis alates 2000. aastast igal aastal näha, kui palju on seal konkreetselt tarbitud elektrit ja soojust. Ja köetava pinnaruutmeetri kohta on toodud see kõik välja. Ehk siis ka täna ma oleks tahtnud Mardi käest küsida, et kas sa tead, kui palju see hoone, millele on rekonstrueerimist sa rääkisid, tarbis kütte soojust enne rekonstrueerimist ja praegu kui palju ta praegu võtab, et siis tekib see sääst. Jah, et seal on nendes eelviimases slaidi viidetes energiaklassist eelviimane viide viib ühele Jaanusvõiga tehtud uurimusele, kus täpselt seda asja on võrreldud enne ja pärast. Seal peast ma küll ei ütle. Need on sellised reaalsed asjad, mis on, ma arvan, enamusel saalis. Et rahaline võit oli, elektrikulu suurenes ja soojustarbimine vähenes. Aga kokkuvõttes ruutmeetreid tuli juurde ja oleme plussis. Numbreid konkreetselt ma ei ütle. Me vaheajal natukene diskuteerisime, et kohati tundub nii, et kui oleks enda raha, siis ei teeks sellise asju, nagu ehitaks mingisugused ventilatsioonisüsteeme, mis tegelikult seisma pannakse ja siis hakatakse arvutama, et mis maksaks, kui teda mitte tööle panna. Et targem oleks mitte teda üldse ehitada, nagu sakslaste näide oli, et me ei ole nii rikkad Saksamaal, et tegelikult see on 2 inimese jaoks piisav. Aga kuna meil on selline periood, kus me saame hästi palju raha praegu kasutada, siis on äärmiselt tark neid rahasid targalt, mitte lihtsalt ära kasutada. Me hakkame pärast nende rahade eest saadud asju kasutama, mis me peame ise kinni maksma. See on see koht, mis sellest tuleb. Aga see oli vahel kõige. Ehk me teame siis, mis on meie hooned, aga lisaks võtsime ka maakondlikud bussiliinid, mis Rakvere linna sees 5 liini sõidavad, nende kütusekulu, ehk see, mis energiat nemad tarbivad, ja tänavalgustus, kõik tänavalgustuspunktid, kui palju lambid põlevad, mis on nende energiatarbed.
ja see kõik kokku ongi siis nii-öelda baas aasta 2008 Rakvere linna hallatava tegevuse energiatarve. Sealt saab välja arvutada siis CO2, mis on selline linnapeade paktiivse märksuus CO2 kokkuhoid. Ja valdkonnati siis jäigi soojamajandus, mis sai siis läbi vaadatud soojuse tootmine ja soojuse tootmiseks kasutatud kütuste energia hulk, mida selle kütustega tehakse, hooned, elanikud, muud, tänavavalgustus, elektritarve, transport, nagu nimetasin. Ja lisavõimalustele siis sai üle vaadatud, et juhul kui me teeks kergliiklusteid, kui palju siis oleks inimestel võimalus vältida autoga sõitmist, ehk siis kui palju üks autokilomeeter toodab CO2 ja kui palju üks jalgrattur ei tooda CO2. Kui veeettevõtted kasutaksid rohelist energiat, mis see tähendaks CO2 kokkuhoiduna kõigimajandus, niisugused lisavariandid ka, aga põhiliselt need kolm, mis on värvilisega toodud, need jäid siis sõela alla. Ja selle alusel võttis ka Rakvere linn vastu siis Rakvere linna säästuenergia kava, kus nad on siis välja toodud, mis arengutena eelkõige Rakvere linnas oleks võimalik linnapeade pakti eesmärgid 20% CO2 2020 vähendada jõuda sinna. Ja lühidalt on need sinna siis näha. Esimene, mis kõige rohkem mõjutab, on kaugkütte tuleb viia jõuliselt biokütustele, siis fossiilsetest loobumine. Elekter, roheliseks tänavavalgustus, muudes osas ka võimalik, kui on linna poolest sobiv. Ja lõpptarbimise efektiivsus, mis tähendab seda, et linnahooned, nagu Andres juba näitab teie, on tegelikult tänaseks juba üle käidud, välja arvatud siis see maja, mille projekt on valmis ja läheb töösse ja algkool lasteaed, millel on samamoodi projekt valmis ja selle aasta läheb töösse. Siis on nagu linnahooned, kõik on soojustatud, aknad, vahetatud teenussüsteemid, pluss mida tehtud. Aga juba ette öelda, et sellest ainult ei aita, neid süsteeme peab juhtima. Ilma juhtimiseta nad töötavad oma pead ja energiatõus ei teki. Siin oli ka Andrese slaidi peal näha, kuidas seminari tänaval, ehk siis see ruumiline planeerimine linnas, kuidas on mõeldud, kuidas võiks üks tänav ruumis välja näha, ühtlasi ka nende majade soojustused siis nagu haakuksid sinna, et vaadaks seminari üks, siin on ilusti juba nagu valmis, et see osa sellest on realiseerunud reaalselt elus juba, millised värvilahendused ja see muudab ka natuke inimeste mõttemis. Algul oli väga vastu selle, et kuidas ma hakkan mustas majas elama, see rohelist akna palega, see ei ole võimalik. Praegu rääkisin väga ilusti, teeme veel, niisugune muutus on tekkinud ja ma käin ka väga tihti nendel nii-öelda keldrikonverentsidel, kus korteriühistud kohtuvad ja arutavad, mida teha ja ikkagi juba arutatakse, et teeme ka ja teeme edasi. Ja 7 maja on praegu valmis täiesti ja tulemas on veel. Et selline esimene pääsuk on välja lennanud ja nüüd teised lähevad talle järgi. Ma arvan, et Rakveres kuskil 4-5 aasta pärast on juba valdav pilt selline, et renoveerimata maju enam nii väga ei ole. Täna on valdavalt veel renoveerimata või uuendamata. Fassaad on näha, mis on sellised hallid ja ruunid ja lapid. Et see on ka selle protsessi üks osa, siis oma linnapeade pakt, linna eestvedamine ja Andres on ise juba korteriühistute liikumises väga initsiatiivikas ja see kõik inimestele väga palju energiat arusaaks, mis tähendab soojustamine ja energiasääst. Ei ole elad teises keskkonnas 30 aastat ja siis hakkab keegi rääkima, et kuule, et sa võiks maja ära kuulda. Milleks? Nii. Nüüd, et see 2020 eesmärgid saavutada, ma räägin linnapeade pakti osas, selle eesmärgid on lihtsalt ainult 20% on see miinimumpiir, aga reaalselt tegelikult Rakvere saavutab palju rohkem. Aga et miinimum saavutada, siis arvutasin ka välja konkreetsetes arvutus, mida peab tegema. Ja et 20% CO2 vähendada oli sellel 2008. aastal vaja Rakvere soojusesse panna või osta või toota vähemalt 15 000 megavatt-tundi biomassist energiat. Siis oleks 20% saavutatud. Minul järgmine ettekande räägib, mis on tegelikult seisud täna. Ja tarbimist oleks vaja linnahoonetes siis 900 megavatt-tundi vähendada, siis on 20% alla. Kortermajades oluliselt rohkem, 5830 megavatt-tundi on alla 2008 aasta tasemest. Ja täna valgustuses siis väiksem elektritarve läbi ilmselt juhtimine, uued valgustid,
aga meie tegime sellise nipi, et saime kohe 100%-lt 0% CO2, lihtsalt hakkasime täna valgustuses kasutama rohelist kütust, ehk siis rohelist energiat, et CO2 muutus nullis. Sellega see tekkis kohe väga suur hüppe nii-öelda siin CO2 vähenemise suhtes. Aga tulemus, nagu teate, Eestis on Austria abiga väga uuenduslikud tänavalgustuse lahendused 5 või 16 linnast tulevad selle järgmise aasta jooksul. Ja see asi on ka hakanud nii-öelda liikuma, et üksi sisse lülitamine ja välja lülitamine kellegi kuskilt abil ja sama 150 lambid, et need on nagu minevikus. Ikka tuleb uued tehnoloogiad ja uued lülitused ja ilmselt hakkab tänavalgustuse seal põlemust, et hetkel just vaja, siis seal taga põlema, et ei ole uue läbi. Nii, seega on minema. Ja natukene siis graafikut ka, et tulbad näitavad siis 2008, kui tehti baasinventuur asjale, siis need tasemed on sellised, et energiatarve sinine tulb, CO2 punane ja fossiilkütused roheline. 2020 eesmärk on siis selline, et sinna tasemele peame jõudma. Vaadates vahejaama 2011, siis siit on juba näha, et me oleme 2008 eesmärgiks, kui see korralane energiatarve, siis energiatarve näete 2011 on kasvanud, selles mõttes me oleme negatiivsed. Tarve on kasvanud, see tähendab, et vaja on tegeleda, aga 2011 ei olnud veel ka need ühiskondlike hoonete projektid käigus. Nende mõju alles avaldub 2013, 2014, 2015, siis kui kõik saavad valmis. CO2 heitmete puhul oleme eesmärk 2020 juba täidetud, kuna me selle tegelikkuses läks üks katlamaja Päikese-tänaval juba üle biokütusele, mis viis oluliselt alla CO2 ehk siis fossiilkütuse kasutamisel. Sellega juba võitsime selle eesmärgi nii-öelda aastal 2011, mis on 2020 eesmärk alles. Ja ka fossiilkütuste kasutamine on sellele, et me panime katlamajja või juba katlamajja hakkas, siis see piltlikult see 2020 eesmärk on ka juba täidetud. Ehk Rakvere linnapeade pakti osas on oma võetud kohustused juba täitnud välja arvatud energiatõhususe olemas. See ei ole kiirelt muutuv, aga liigume otsad sinnapoole. Ja põhiline osa ongi seesama soojuse tootmine, millega me nüüd jõuame järgmine, ka minust järgmine ettenäidet tuleb räägida. Ehk näete, Rakvere sooja tarbimine näeb selliselt välja seda. Põhimass on korterelamud ja siis on siin riigijooneid ja Rakvere linnahooneid, niisugused põhikomponendid siin. Kui midagi tahta saavutada, siis tuleb seda korterelamud olla. Ja arvudes siis ka samamoodi, et 2011, kui vahe arvundame, siis energiatarve kasvab 11%, selle asemel oleks pidanud olema minus 20%. CO2 täidetud 42% vähenemine 20%. Fossiilkütuseid oli 21% vähenes, 20% oli vajadus ja taastuvaid kütuseid on juba 32% rohkem kasutatud 20 asemel. Nii et põhiosas on nagu pilt ilus. Aga siin tuletan veel ka linnameestele meelde, et sellel aastal tuleb uuesti ära vaata võimud vahetada, siis mõned asjad on pikemad kui võimud, aga ei saa meelest ära. Aga et see tuleb sellel aastal nüüd ära ja eelmise aasta ainult rahustada, et siis on näha, kuidas me oleme edasi viinud. Kedagi on kohal, et me Valeeriga seda volikogu seda? Valeeri volikogu liikmena viis õnum edasi. Nii. Ehk siis jõuame sinna, et me ei saa mõelda kuidagi energiatarve juhtumine lõpptarbimises saab olema vähemalt Rakvere linnas nii-öelda kõige tähtsam element selles kogu selles valdkonnas. Ehk meil on olemas hooned, meil on soojustatud hooned, meil on olemas ventilatsiooni ja küttesüsteemid, nüüd on vaja neid juhtuma. Muidu nad toimivad oma pealt ja me ei näe sealt seda energiatõhususe saavutamist. Mis on teine, mis juhtub, enne toodi ka välja, et kaugkütte hinnatõus. Nii kui me räägime soojuspumpadest, räägime energiatõhususest, nii meil hakkab tekkima surve hinnatõusu, sest meil ühikute hulk väheneb, püsikulude osakaal suurem. Liina vist sellest enne rääkis. Püsikuludest, et kuidas seal on.
ehk see on tendents, millest kohati eriti raske on korteriinvestoril kuidas ma ju nüüd hoian kokku ja hind jälle tõuseb. Et mis ma siis üldse hakkan seda investeeringut tegema, aga kokku hoidma, ikka nad kogu aeg tõstavad hinda. Et midagi ei ole teha, kui sa toodad 10 saiaplatsi või 100 saiaplatsi, siis kui sa 10 saiaplatsi peale jagad selle pagari palgaga, siis ta tuleb kõrgem hind. Midagi ei ole teha, nii on siin nagu selle vastu ei kuidagi. Sest me oleme näinud kõige odavama võimaliku kütuse peale, mis on puidujäätmed ja sealt allapoole praktiliselt ei ole alternatiivi enam mingi. Ja tänu sellele oleme vaadanud huviga ringi Rakvere soojusarengukavas ja leidnud, et me peame kaugkütet eelkõige nendes piirkondades, kus trassid jooksevad tarbijatest mööda, aga tarbijad on jäänud ikka veel gaasi või õli peale ja neil on olemas vesikeskussüsteemid majades, et me peame need liitma oma võrku. Mida lähemal on võrk, tuleb ta liita, teha talle head müügitööd ja ta peaks tulema võrku, et see võimaldab hinnastabiilsuse ja võib-olla ka hinnalangus tänasel reguleerimisel. Ehk siis alternatiivi ka sellele ei ole. Siis ma tahaksin korraks välja, et kuna ma ise selle Rakvere soojuse arengukava koostasin, siis mina prognoosisin 2012 hinnaks tänase stsenaariumi korral, kus kaks kaugküttesse liituvad 2 koostootmisjaama, prognoosin hinnaks 63 eurot megavatt. Aare ütleb, et täna on 67, aga veel ei ole ka täiskoormusel